Jääksin natuke üle ka lugema selle, mis siin on. Siin on siis selle koduülesande Rõngastel reeglikeele piki läbilõige ja otsime seda profiili kujul Y-funktsioon X-ist ja kirjutame välja tingimuse sellise keele osa jaoks siin. Vasakult pool tõmbav X-i sihiline jõud peab olema võrda paremalt poolt mõjuva jõuga ehk teisõnu jõud X-i suunaline komponent, mis mõjub ristlõikes peab olema konstant. Sellest kirjutame ja avaldise joone pikkus 2πy, mis on ring, eks ole, raadiusega Y. Korda sigma on jõud, aga see on vaja projitseerida nüüd koosius alfa ja tangens alfa. Nii, oota, siin on midagi kuidagi tangens Y, peaks olema tangens alfa. Ja tangentsi saame avaldada koosile, saame avaldada tangentsi abil ja paneme sellesse jõuavalduse sisse, saame, et see jõud on konstant, tähistame selle A-ga, kirjutame võrrandi ümber. Meil on siin mingisugune tegur, aga me teeme nüüd, see, mis me praegu teeme edasi, on võrrandi dimensioonitustamine. Vaadake, sellel võrrandil siin on sellised arvulised tegurid, aga siin on mingi asi, mis ei ole arv. Ja nüüd alati on mugavam, kui meil on võrrandil ei ole mingisugused parameetrid sees, eks ole. Siin praegu on, siin on see raadius, siin on mingi tundmatu konstant ja siis on veel sigma sees, eks ole, siin on füüsikalised parameetrid sees. Et meil oleks hea, kui meil oleks võrrand sellisel kujul, kus need ei ole, mõnikord on võimalik, mõnikord ei ole. Kui need liikmed väga palju ei ole, siis pigem sageli on võimalik seda teha. Või pärast tööharjutuse teha sellise, kus te näete ka sama tehnikat. Ja nüüd siis dimensioonitustamine samm on see, et me defineerime ümber muutujad niimoodi, et me korrutame ja jagame niimoodi, et uuel muutujal ei ole tegurit. Praegu Y-il on tegur, aga nüüd me toome sellise eta sisse, kus see tegur on juba selle, aga kaob ära, kui me võtame praegu tähistame selle asja pöördväärtuse B ruuduga, siis see sama asja ümber jutku Y ruutiga ta B ruuduga ja nüüd selle Y-ga ta B-ga me tähistamegi kui uue muutuja eta. Ja nüüd, kui me seda teeme, siis meil tekib väike probleem siia ruutjuure alla või tekiks või siia Y-i tulegi see juurde tekiks see sama beta B uuesti, mis meil siin, mida me kasutasime, eks ole, kui me tähistame Y-i eta ja Y-ga eta Y kui Y-ga B-ga, kui me selle Y-i võtame B kui eta, B korda eta, siis see B ruudus tekiks siia, seda me ei taha. Me saime just ühest lahti ja meil tekib kohe teine. Aga meil on võimalik ka X ümber defineerida. Sellepärast me defineerime X ümber kui X võrdne X-ga B-ga. Ja siis need B-d siin taanduvad välja ja saamegi dimensioonitu võrrandi. Ja nüüd oleks vaja see lahendada. See võrrand siin. Ja rangelt võttes muidugi peaksime võib-olla sellega veel natuke mängima. See on esimest järgu võrrand, tal peaks olema üks integreerimiskonstant. Selles mõttes see päris range, kui praegu teen jälle ka peaaegu. Kui ta oleks lineaarne, siis oleks täiesti range. Meil piisab ühe lahendi leidmisest, kui meil on esimest järgu võrrand ja kõik ülejäänud on selle kordsed. Lineaarses võrrandi jaoks kehtib superpositsioon. Ja kui on teist järgu võrrand, see vaja ka leida kaks sõltumatut lahendit. Siin see ei ole lineaarne, selle tõttu siin ei kehti superpositsiooni printsiip. Aga kui me matemaatiliselt väga rangeks ei lähe, siis tõenäoliselt meil, kui on esimest järgu võrrand, siis peaks tekkima üks integreerimiskonstant, üks parameeter sellesse võrrandist. Ja kui meil selline lahend tekib, mis sisaldab ühte integreerimiskonstanti, siis järelikult see võiks ollagi nagu ammendav lahend enam-vähem. Ja nüüd te võite muidugi oma tippvõrrandi teadmistega proovida seda lahendada. Ardo äkki lahendas ära juba. Leidsid mingit sellise asja? Jah, no vot.
Tegelikult jaa, Ardo juba sai enam-vähem lahendada, ma tahtsin teile välja pakkuda, aga Ardo juba lahendas enam-vähem ära. Okei, teeme nii, nagu Ardo tegi. Kirjutame siit sedasi, et eta tuletis. Eta jagada TX-iga, see on nüüd natuke range. Ma lihtsalt pakkusin seda, et kui me paneme tähele, et eta on koosinus, hüperboolne koosinus ruudus pluss 1 annab hüperboolse kui eta on hüperboolne koosinus, tema tuletis on hüperboolne siinus. Ja hüperboolne siinus ruudus pluss 1 annab hüperboolse koosinuse. Ja tegelikult siin peale vaadates on näha, et hüperboolne koosinus rahuldab seda. Aga me võime nii nagu, ja sellisel juhul see integreerimiskonstant tuleks niimoodi, et eta on võrdne hüperboolne koosinus psi pluss mingisugune konstant. Sest et see konstant ei lähe mitte kuhugile niimoodi kukub välja. See tegelikult siit võrrandi peale vaadades põhimõtteliselt võiks juba ära näha, aga kui me seda ei oska teha, siis me võime kirjutada eta ja TX-iga on võrdne eta ruut -1. Ja siit me saame eta jagada eta ruut -1 ruut juur on võrdne TX-i. Integreerime. Saame, see on selle integraalne hüperboolne argus koosinus. Sest, et kui siin 1 miinus eta ruut oleks hüperboolne siinus, hüperboolne siinus või koosinus. Et siin kirjutame niimoodi, et a kos eta on võrdne xi pluss konstant ja eta järelikult on hüperboolne koosinus xi pluss c. Et tõepoolest me näeme, et hüperboolne koosinus on lahendiks. Nii, kuidas on? Paras. Ja nüüd on meil see lahend olemas. Aga küsimus oli seal, kui vastust ei ole. Küsimus on, millal see kille katki läheb. Et sellega on niimoodi. Pikalt teeme selle koosinust natuke pikemaks graafik oleks ole, et tegelikult lahend läheb niimoodi edasi. Et kõik need seebikilled näevad tegelikult samasugused välja, sama funktsioon kirjeldab neid. Lihtsalt te võite ette kujutada suumida sisse või välja. Kui teil on suuremad rõngad, siis siin mastaap lihtsalt läheb teiseks. Nii et mis tegelikult loeb, on ainult see, kui kaugel nende suhe, raadiuse ja pool vahekauguse suhe. Ehk siis, kui teil on 2 korda suurem rõngas, mis on 2 korda kaugemal, siis ta näeb täpselt samamoodi välja. Aga kui te muudate vahekaugust ilma raadiust muutmata, siis kuju muutub, sest et aga vaatame, kuhu me saame paigutada neid rõngad erinevatesse kohtadesse. Me saaksime näiteks panna rõnga niimoodi, praegu on rõngad hästi lähedal, eks ole. Ja selle tõttu meil aitab ühest joonist, me lihtsalt kujutame ette, meil on mingi suume sisse või välja, meil selles mõttes on mugav. Siin on praegu need rõngad üksteisele hästi lähedal. Nüüd, kui me paneme nad hästi kaugele, kui me paneme nad siia, siis tuleb midagi sellist, eks ole. No, ma ei tea, kui palju siin muutus. Küsimus, mida on võimalik saavutada, mida ei ole võimalik saavutada. Milliseid kauguse ja raadiuse suhtleid. Et tegelikult, kui te nüüd panete nad hästi lähedale, siis tekib selline kui me seda olukorda võime kirjeldada selle nurga abil siin, mis tekib. Või võib isegi olla selle nurga abil, vaid selle teise nurga. Siia, selle nurga abil siin. Nüüd siin tekkis natuke suurem nurk. Aga siin on palju suuremaid tekkinud, eks ole, on ju nii. Peaaegu sama.
Et tundub, et seal nurgal tuleb kuskil mingi piir ette. Kas keegi oskab arvata, kus see piir on? Aga seda kahe rõnga vastas nagu kaugust me kirjeldame selle nurgaga, mille all me näeme sealt keskpunktist vaadates rõngast. Ja siit jooni pealt on näha, et seda nurka saab küll teha suvaliselt väikseks siin. Me saame ta tuua siia hästi lähedale, aga me suvaliselt suureks seda ei saa teha. On seda. Ja mis tingimusele vastab see maksimaalne nurk? No, kes ütleb? Madis, see maksimaalne nurk. Või see ei vasta mingile tingimusele? Arno, saate välja? Helen, mis tingimusele vastab see maksimaalne nurk? Aleksega rohkem ei tea. Ricardo. Kas see mitte ei ole ekstreempunkt? Ma arvan, et sa mõtled õiges suunas, aga väljendad valesti äkki. Mõtle üle. Mis punkt? Siis see funktsioon lahkab ju kosti. Milline funktsioon? Hüperboolne kosinus. Hüperboolne kosinus ei hakka kahanema. Hüperboolne kosinus läheb sinna üles. Ei, selle tuletis. Seda tuletis? Tuletis ka ei hakka kahanema. Tuletis läheb järjest järgnevaks. Aga ta küll ei kasva tõkestamatult. Tuletis hakkab lähenema koosinuse tuletis on siinus, hüperboolne siinus. Ma siia ei ole sulgusid. See on võrdne E-astmes x miinus E-astmes miinus x jagada 2-ga. Ja kui x läheb hästi suureks, siis see domineerib ja ta läheb ka minema järjest suuremaks. Nii et kumbki neist ei ole tõkestus. Hüperboolne koosinus ja hüperboolne siinus mõlemad kasvavad tõkestus. Üks jagatud. Mida? Üks jagatud. See funktsioon. Nii, mis see on? Siis kui funktsioon ise kasvab tõkestamatult, siis selle pöördväärtus ei kasva tõkestamatult. Ta läheb nullile. Aga mis siis? Mis see tuletis pöördväärtus meile peaks on? Väljenda seda suhet mingil moel selle kauguse ja rõngaste raadioste suhet. Miks sa peaks? Ei, ma ei ütle, et sa päris valesti juttu räägid, aga katsu välja nüüd selgelt, mida sa siis tahad, mis tingimust sa saad välja kirjutada. Praegu ma ei tahtnud teilt rohkem, ma tahtnud teilt võrrelda, ma tahtsin tingimust, et millal see, mis annab meile maksimaalse nurga.
mis tingimus täidetud siis, kui see nurk alfa on nii suur, kui ta saab olla. See on hüperboolne koosinus. Reve on äkki välja mõelnud. Tangens x jagatud hüperboolse koosinuse x-iga. Kus x läheb lõpmatusesse. Aga kus see tuleb see asi? Üks teisnurse kolmnurga katet on x, teine on seal koosinus Hüperboolne koosinus. ja tangens alfa on. Ja see annab meile tangens alfa. Aga mida me nüüd sellega teeme siis? Siis vaatame, mis see on, kui x läheb lõpmatu. Ühesõnaga, me hakkame vaatama seda funktsiooni. Põhimõtteliselt niimoodi see ei saa. Ühesõnaga, mida praegu Revo ette pani, oli see, et tangens alfa on võrdne, kui ta meil sedasi on, siis ta on x jagada hüperboolse koosinusega x-ist. Ja me tahaksime, et see funktsioon oleks praegu, tahaksime selle maksimumi saada, eks ole. Aga nagu mõtlesin, see tähendab seda, et me võtame selle tuletise ja nõuame, et see tuletis on 0. See on õige, aga tegelikult on natuke lihtsam moodus veel, aga Revale ma sellegi poolest punkti anda. See on õige. Ja näete kõik, eks ole, see, kui ma võtan selle tangens alfa, on monotoonselt muutub funktsioon alfas, nii et kui tangens alfal on maksimum, siis selle paremal poole on ka maksimum. Ehk tingimusena võib välja kirjutada, et selle tuletis on 0. Aga selle asemel võib teha niimoodi, panna tähele, et selles ekstreemumpunktis puutuja ja punktist tõmmatud joon ühtuvad. Ehk siit punktist tõmmatud joon läbi selle punkti on selle hüperboolse koosinuse puutujaks. On see aru saada? Et tegelikult me võime tingimusena välja kirjutada hoopis sellise asja, et hüperboolse koosinuse tuletis, mis on hüperboolne siinus. See on siis puutuja nurk. See võib olema võrdne sellega siin. X jagada. Läheb see nüüd õiget pidi või läheb see vastupidi. Selle vastupidi, sest et praegu mul on see ei ole mitte tangens alfa, vaid kootangens alfa, see hüperboolne siinus. See siin on beta. Ja siis see on võrdne meil tangens beta. On võrdne kootangens alfa. Nii et see ei ole mitte x jagada koosinus hüperboolse koosinusega, vaid hüperboolne koosinus jagada x-iga. See on võrdne hüperboolne koosinus x-ist jagada x-iga. Ehk me saame võrrandiks hüperboolne tangens x korda hüperboolne tangens on võrdne 1. Või kui me tahame, võime kirjutada, et x on võrdne hüperboolne kootangens. Ja selleks on numbriliselt lahendada. Kas see lahendub? Kas mul on siin kuskil veel nurk, kui ma saan joonise teha? Meil on graafikud teeme. Meil on y võrdub x-i graafik on selline. Hüperboolne kootangens on lõpmatus, kui x on 1.
X on 0 ja ta läheneb ühe konstandile, asymptootiliselt ühele läheneb. Nii et see on niisugune, see on kotangens X ja see on Y võtab X ja see lõikepunkt on see, mis on vaja leida. Nii et kas keegi on nüüd kiire ja suudab selle võrrand ära lahendada? Võib proovida seal õnnestub. Kuidagi väga aeglane mõtteviisi tehes. Ma pigem ootan Exceli või taolise lahti. Aga kõige lihtsam meetod, mis küll väga kiiresti ei koondu, aga kui ma saaksin näiteks niimoodi, et ma võtaksin igal sammul hüperboolse koosinuse eelmisest, siis kui ta koondub lahendiks. Hüperboolse tangentsi. Hüperboolse koondamiseks. Nii, alustame näiteks ühest. See on võrdne tangents X. Võtan ise. Kott. Kott on õige asi. No ja mis nüüd ei läbi siis? Kõik on õige. See oli siin oli viga või? See on üleks kord. Vaatame, kas see koondub. See koondub. Nii et lahend on 1,997. 1,2. 1,19. 1,199 ja 1,2 kus pole. Ehk siis vastus ka. See on siin meil hüperboolse koosinuse tangents. Mis meid huvitab on praegu X meile annab, see on meil praegu me teame seda koordinaadi siin, aga tegelikult me tahaksime meid huvitab tegelikult seda pigem see harilik tangents, mitte hüperboolne tangents, eks ole, me tahaksime, kui meil on antud raadius R, nende vahemaa D jagada kui me tähistame, kuidas me tähistame seda vahemaad, mis tähega, osa tähti on juba käigus, tähistame seda vahemaad näiteks mingisuguse L-iga ja teame, et tähistame D-ga. Sellisel juhul, kui me võtame D, kui me võtame L jagada D-ga, siis me saame tangens alfa, kas pole. L kahendiku jagada D kahendikuga.
L jagada D-ga on võrdne tangens alfa tangens alfa ja tangens alfa on meil siin, see on x jagada hüperboolse koosinusega või 1 jagada hüperboolse siinusega. Et see on võrdne 1 jagada siin. On õige. Võrrand oli hüperboolne siinus on koosinus jagada x-iga. Meie tahame x jagada hüperboolse koosinusega, annab meile tangentsi. Ja see on 1 jagada hüperboolse siinusega. Nii et me peame sellest nüüd hüperboolse siinuse võtma. Ja sellisel L on D korda see asi. Olgama 66. See on siis võrdne 0,66 ehk L on L max võrdne 0,66 D. Nii, tõsta käsi, kui see on enam-vähem aru saada. Kui ei ole. Ei ole, Daniel. No, küsi. Võiks. Jah? Korra selle lahenduskäigu. Terve lahenduskäik võib üle. Mitte see alguses hakkab. Mida? Mitte alguses. Vaid kus kohast? Kus meil see hüperboolne koosinus oli või? Jah. Okei. Ühesõnaga me saime selle lahendi kätte, et see on hüperboolne koosinus. Y on võrdne hüperboolne koosinus X-ist. Ja tegelikult, mis me saime ta eta jaoks. Me saime ta eta jaoks, aga me saime teada, et eta on võrdne hüperboolne koosinus X-ist. Me läheme X-ist, aga me saame tagasi minna siis X-i ja Y peale, kui me meenutame, mis asja need olid. X on võrdne see tegur B korda hüperboolne koosinus X ja X, Y. Eta on ju Y. Y on võrdne hüperboolne koosinus X jagada B-ga. Selline lahend on meil. Ehk siis see ütleb meile seda, et meil on nagu enesesaadane lahend, mis iganes me ei tee, nendest Y ja X suhtest B taandub välja. Ja nüüd me kirjeldame seda nende kahe rõnga vahekaugust. Selle abil, millise nurga all me näeme seda kahte rõnga serva, kui me kujutame, et me vaatame siit keskpunktist, siis see rõnga servad üks kiir ühe rõnga juurde, teise juurde, siin tekib nurk 2 alfa. Aga me kirjeldame seda selle nurga 2 alfa all. Ja kui me hakkame teisest küljest mõtleme niimoodi, et see sõltumata sellest, kui suur see rõngas tegelikult on. Me kujutame, et see on lihtsalt tehtud mingisugune suurendusega pilt. Ja suurendus lihtsalt määrab, kuivõrd koosinus on universaalne lahend siin, lihtsalt siis see suurendus määrabki ära, kui suur see rõngas.
et me võime tegelikult ainult ühe ainsa kõveraga töötada. Ja mis määrab on ainult nende kahe suhe, ehk siis selle rõnga raadiuse ja rõngast vahekauguse suhe, mida saab kirjeldada just selle sama nurga abil. Nii et see nurk alfa tegelikult kirjeldab üheselt nende asukohta. Ja rõngad on lähedal, siis alfa on väike, rõngad on kaugel, alfa on suur. Ja me võime siin niimoodi mõelda, et hakkame liigutama seda punkti siin. Niihutame punkti siin koos. No, kas seda katki? See ei ole millega kiiretada, kui seda katki. Midagi ta kustutus ära siin. Millega õhus, kui ma ka pöörata siin, see läheb ätki. Kui ta niimoodi, kui me võtame, et see joon on niimoodi, meil on alfa väike, hakkame suurendama, lõikepunkt eksisteerib, lahend eksisteerib, mingil hetkel ta läheb puutuja peale. Ja sellest hetkest, kui me edasi keerame, lahendit enam ei eksisteeri. Ehk see lahend kaob ära, siis ei saa kilet olla enam, eks ole. Kiile maksimaalne kahekaugus on selline kaugus, kus lahend veel eksisteerib selline, et me saame seda ühendada hüperboolse koosinusega neid kahte punkti. Ja selle tingimuseks see, et kui ta ära kaob, on see, siin on, muidu on, kui me suvaliselt tõmbame, see on 2 lõikepunkti. Need 2 lõikepunkti sulavad kokku siis, kui lahend ära kaob. Ja kui nad kokku sulavad, siis see joon muutub puutujaks. Nii et selle tõttu meie tingimus on, et selle puutepunkti, selle maksimaalse vahekauguse tingimus on, et see joon, mis on tõmmatud antud punkti, on puutujaks ja selle me siin ka välja kirjutasime sellisel kujul, et ma kirjutan ta siia võib-olla paremini välja, ma hakkan kohe kirjutama, et ja siin on selles mõttes on mul natukene halvasti, et võib-olla ma kirjutan selle uuesti välja eraldi, siin on mul üle tahvli laiali kõik. Aga see on joon punkt A, eks ole, see on see puutuja avaldis, et see on võrdne eta jagada dx-iga puutuja ja tingimus on, et eta jagada dx-iga on võrdne eta jagada x-iga. Selle nurga tangents on eta C jagada sellega on võrdne puutuja tangentsiga. See on tingimuseks. Ja nüüd, kui me siit edasi viime, siis me saame selle siin. Sest et eta jagada see siin on võrdne hüperboolne, koosinuse tuletis on hüperboolne siinus. Ja see on meil hüperboolne koosinus. Nii et me saame, et hüperboolne siinus, hüperboolne koosinus on võrdne 1 jagada xi-ga. Ehk xi on võrdne 1 jagada hüperboolne tangens xi-st. On võrdne hüperboolne kootangens xi-st. Nii, Daniel, kas on nüüd on selge? Tegelikult jah, ma arvan, et ma tegin siin tõesti natuke liiga palju väljajäteliselt peast neid tehte, nii et ma arvan, see Daniel küsiks oli väga hea, et see ehk mõttes sellega natuke selgemaks. Helen, kas oli nii? Sai selgeks? Väga hea. Nii, sellega on kodude tehtud. Alguses võtsid, et Y tuletis on võrdne tangens alfaga, aga kust tuleb? Eta jagada dx-iga. Ei, tangens alfa võrdne. See tangens alfa, see on see siin. See siin. Ei, ma mõtlen tangens alfa võrdub dy jagatud ds-iga täitsa alguses. Täitsa alguses. Sinisega esimene rida. Tangens alfa. See on paraku teine alfa, see on beta.
ja minu viga, et ma selle alfa, ühesõnaga, kui ma alguses tegin, seda alfat ei olnud. Ja pärast ma võtsin selle alfa selle nurgana siin. Nii et tegelikult, kui me nüüd seda ei taha muuta, siis see tegelikult on beta. Pärast ma tõin beta ka siia sisse. See on puutuja. See on võetud puutuja, nii nagu ikka, eks ole, klassikaliselt. Aga ma teen selle joonise veel kord, miks ta niimoodi on. Teil võib tekkida küsimus. Kohe ma näitan, et ta niimoodi on. Sama joonis uuesti. Nii. Aga jah, see tekib siis, kui ei mõtle korralikult läbi neid sümboleid. Algus kasutad alfa, et pärast mõtled alfa on esimene kreeka täht, kasutame veel kord. Nii, ühesõnaga siin praegu, kui me siin praegu oli meil alfa oli, aga nüüd me tähistame ümber beetaks. Ehk see on see nurk siin. Siin on see jõud selle suunaline ja ma tahan seda projitseerida horisontaalse hiile. Ma pean selle koosinus beetaga läbi korrutama. Aga kui ma tahan nüüd seda vaadelda seda nurka, mis ta siin on defineeritud, selle ma defineerisin alfana, siis siin ta ei ole beetaga võrdne, aga siin, kui ta puudutab puutepunktis, siin on alfa ja siin on meil beeta. Siis sellisel juhul nad beeta ühtib alfa pluss beeta on 90 kraadi siis, kui see joon on puutujaks, sest puutuja nurk oli meil defineeritud koosinus beeta. Puutuja nurk oli defineeritud kui beeta. Ja vaatame, kas meil siin saame kuskil veel ära parandada. Parandame siis siin ka beetaks. Arvan, on igal pool, ei siin veel, kas kasutada. Arvan, nüüd on igal pool ära parandatud, kus ta parandada oli vaja. Ja tahate veel pilti teha, siis. Ja lähme siis nüüd edasi või? Mõnedest teemadest rääkimata siis, kui me antud asjade juures olime, nagu näiteks üleküllastunud lõhk, küllastunud aurulõhk, et räägime natuke veel paarist huvitavast asjast. Et küllastunud auru rõhu mõõtmise üks meetod on nimetatud märja termomeetri meetod. Kas te olete seda kunagi näinud või teinud? Ei ole. See seisneb selles, et märg termomeeter. Et te võtate, teil on 2 termomeetrit, kuiv ja märg. Märg tähendab seda, et kui teil on see, mitte enam elavhõbeda sammas, vaid mingi piirituse sammas, eks ole, elavhõbedat ei kasuta sellepärast, et kui ta katki läheb, on ta ohtlik, aga mingi piiritusega on see täis. Siis siia ümber panete märjaräti või märjapaberi või mis iganes väike märgrätt siia ümber. Märgrätik. Ja selle tulemusel see termomeetri näit alaneb. Kas keegi ütleb, oskab öelda, miks ta alaneb see termomeetri näit? Puud niimoodi lehvitades siin näiteks mingi lehega tuult peale ja see termomeetri näit väheneb. Kõrval on meil teine termomeeter, kuiv termomeeter.
tekib siia mingisugune delta T ja tahenäidu vahe. Miks see tekib? Seni, kuni te mõtlete, on meil suure reedeelne päev. Mul lubatud peaksin natuke varem ära minna. Ja selles mul on ettepanek, et me teeme vaheaja kas hästi lühikese või üldse ei tee ja lõpetame mingi veerand tundi varem. Veerand tundi varem. Meil peaks lõppema ta 13.15, eks ole. Aga kui me lõpetame mingisugune 12.50 näiteks, 12.45 kuskil seal. Et kas sa tahad 5 minutist vaheaega siiski vahepeal saada, võib-olla, et niimoodi veidike pealt vaatame. Teeme siis nii. Aga mõtlesite vahepeal välja sellega? Vesi võtab energiat, et aurustada. Mida? Vesi võtab energiat, et omal aurustada. Nii, kuidas seda nimetatakse? Milleks see? Selle oma nimi ka, selle energia. Põhimõtteliselt õige, aga Ma ei taha. aurustamissoojus selles nii. Põhikooli teema. Olgu peale, ma ei ole väiklane, sellepärast, et seda nime ei mäletanud, ma punkti ma ei võtta. Ja tõepoolest, kui see aurustub, siis neeldub aurustamissoojus. Ja sellepärast, kui te ka näiteks ujumas ja tulete veest välja, siis on ka natuke külm just tuule käes, sellepärast, et see vesi kehapinna ka aurustub ja jahutab. Ja samas on selge, mida kuivem on õhk, seda kiiremini aurustub, eks ole, seda suuremaks temperatuuri näitajaid läheb. Nii et selle tõttu, kui on tabelid põhimõtteliselt, kus te saate vaadata, et milline on märja termomeetri näit, milline on kuiva termomeetri näit ja milline on suhteline õhuniiskus sellele vastab. Nüüd, ma natuke räägin seda matemaatikat ka veel juurde, aga kui nüüd on ja väga selline, võib-olla kellel tervis ei ole väga hea, need tunnevad halvasti ennast ja nii edasi. Ja siis sellisel juhul tingimata ei ole see, mis esmane näit on, ei ole mitte termomeetri enda näit. Vaid võib-olla ta on tähele pannud ka seal ilma teaduse toonitakse niisugust asja nagu kastepunkti sellisel juhul. Et kõrge kastepunkt on niisugune nagu siis pigem vaadatakse seda näitu, et mida kõrgem see kastepunkt on, seda raskem on siis taluda seda kuumust. Tegelikult veel parem näitaja ongi seesama märja termomeetri näit. Nii et see on ilma teada annab sellist asja nagu tegelik temperatuur ja kus selle nimi on näivtemperatuur. Tuntav temperatuur. Inglise keeles on arvan see perceived nimi. Et näilik või tuntav temperatuur. Nii et talvel kui on külm ja tuul puhub, siis see tuul alandab seda tuntavat temperatuuri, näilist temperatuuri. Aga suvel palavaga, mis võib tõsta seda, on just kõrge õhuniiskus. Ja seal on erinevaid, päris tuntav temperatuur ei ole päriselt üheselt määranud, seal erinevad meetodid ja küsimus on, mis seda kõige paremini kirjeldab. Ja üks suhteliselt hea moodus, millel teatud miinused siiski ka on seesama märja termomeetri näit, inglise keeles on selle lühend VT.
Nii et üks teine näitaja on, aga nüüd ma pean meenutama, mis täpselt on wet low temperature, ma praegu vaatan guugeldama, äkki ma leian üles selle termini, mis on siis niisugune must kera, millele ka päike peale langeb ja siis see kirjeldab seda sammuhulgas ka seda päikse kiirgust arvestada natukene. Mine probleem on selle, et arvutilis kogu aeg mobiiliga. Nüüd kõikide arvutilis see probleem. Kiirt ei ole ja siis lõpuks tuleb kusagil. Sinna pole öeldud seda. VBGT on see wet bulk low temperature. Ja selle kohta siit võite ka selja taha tõesti vaadata, mis asi see wet bulk low temperature on. See on niisugune must kera, kuhu päike peale langeb, ta soojeneb seda. Asja mõte on selles, et harjutele antakse temperatuurvarjus ja siis, no ma ei tea, kuidas teil oli, kui mina laps olin, siis ma kogu aeg mõtlesin, et miks varjus suvel ju päikse käes oleks soojem, eks ole. No võib-olla nüüd te teate ka, miks päikse käes ei saanud temperatuuri, ei ole mõtet. Me ei ole veel päiksekiirust väga rääkinud, aga sõltub, millisele pinnale ta langeb, eks ole, ta võib väga kõrgeks minna. Et lihtsalt see ei ole üheselt defineeritud. Ja sellepärast seda päikse käes temperatuuri nii lihtsalt ei saa öelda, et ainus, mis on, et temperatuur varjus, tähendab seda tegelikult õhutemperatuuri. Et selle termin ise temperatuur varjus on natukene vale. See ei ole oluline mitte see, et ta varjus on, vaid et me mõõdame õhu enda temperatuuri. Kui me mõõdaksime päikse käes, siis sellisel juhul päike soojendaks termomeetrit ja nüüd hakkaks juba sõltuvad, kui palju see termomeeter neelab ja nii edasi. Et selleks, et õhu temperatuuri mõõta, peame paratamatult seda varjus mõõtma. Aga seesama VBGT ongi just selline meetod, millega me mõõdame nii-öelda temperatuuri päikese käes, ehk kui mingisugune keegi kõnnib seal õues, kigistab, mingid riided seljas, päike langeb peale, soojendab, et siis kuidagi niimoodi integraalselt võiks enam-vähem kirjeldada kõiki seda balanssi, kui kuumaks inimene läheb selle käigus. No seda VBGT puht iseenesest on põhimõtteliselt hea suurus, aga kui te hakkate kuskilt vaatama, et ilma teada, kas ta ütleb kelle ka, kui palju see VBGT on, seda ta naljalt ei ütle tegelikult. Et iseenesest seda, ma arvan, võiks rohkem kasutada. Aga mis on nüüd suhteliselt lihtne tegema arvutada, see VBGT sõltub sellest, kui intensiivne päiksekiirgus on, eks ole. Tema sõltub siis õhuniiskusest, ta sõltub päiksekiirgusest ja ta sõltub tegelikult temperatuurist loomulikult ka 3 asjast. Aga VBT ehk siis märja termomeetri näite, tema sõltub ainult 2 asjast, õhu tegelikust temperatuurist ja õhuniiskusest. Ja tegelikult siis see VBT, mille pärast see VBT märja temperatuuri näit on suhteliselt hea iseloomustaja. On see, et kui te olete õues, inimese organism kaitseb ennast ülekuumenemise eest sellega, et ta paneb teie naha higistama. Nahk on märg, see aurab. Ja nüüd, kui teie märg nahk aurab, siis VBT märjatermomeetri näit on täpselt see temperatuur, milleni teie nahapind langeb, millise temperatuuri omandab teie nahapind, naha välispind. Mis tuleneb siis 2 efektist, ühest küljest õhust difundeerub soojusülekande teel ja teine, et naha pinnalt aurustub õhk vastassuunas ja selle tõttu neeldub aurustamissoojus. Temperatuur, mis kujuneb nende 2 faktori koosmõju. Ja ka näiteks siis ja selle VBT-ga on niimoodi, et kui see läheb juba üle 30, siis ta muutub enam-vähem pikaajaliselt inimese organism seda eriti ei suuda taluda. 30 iseenesest ei oleks väga hull, sest inimese kehatemperatuur on 36. Aga inimene ise eradab ka soojus. Ja selle tõttu juba seal mingi 30 juures, kui te niimoodi hästi lõdvalt kuskil võrk kiiges läsite selle juures,
siis võib-olla saate hakkama vilus ja võrdliiges, kui on 30 kraadi märja termomeetri näit. Aga kui ta üle selle läheb, siis siis ei jääda sellest ka, sest organismi enda eraldatud soojus, et siis toimub ülekuumenemine, et see muutub täie selgelt eluohtlikuks. Ja nüüd, kui me lähete sauna, viskate leili, siis juhtub see, et diagonismus tõuseb, märja termomeetri näit kohe tõuseb ja selle tõttu läheb olemine kuumaks. Nii, nüüd selle jaoks on ka omad kalkulaatorid, me võime neid pärast proovida vaadata, aga enne kui me seda teeme natukene matemaatikat ka. Et meil on niimoodi, et meil on märkpind. Ja siit on siis ühes suunas meil toimub aurumine. Mingi osakeste voog J on võrdne difusiooni tegur korda gradient osakeste arv tihedusest n. See on siis selle mõõtühik on arvu, ütleme moole, kui n on moolide kontsentratsioon, molaarne kontsentratsioon. Siis see on mooli sekundi ja ruutmeetri kohta on see ühik. Ja selle tõttu toimub meil aurumine ja teine on meil soojusvoog. P on võrdne soojusjuhtivustegur kord temperatuuri gradient. Nüüd selle joti tuleks meil teisendada ümber ka see vastavaks soojusvoogs. Et kui meil on kõigepealt sellest ütleme selle jotiga natukene. Nii, jott. Kui me kujutaksime nüüd lihtsustatult ette, et meil on mingisugune piirikiht, aga mis tegelikult toimub, kui te olete õuel, siis tuul puhub peale, keha naha lähedale tekib selline nii-öelda laminaarne kiht, kus õhk on peaaegu paigal, mingisuguse paksusega tee. Ja siin ütleme siit väljaspool on meil temperatuur T0 õhutemperatuur, siin on meil T kehatemperatuur, ehk meil tekib siis siin temperatuuri gradient T, võrdne T0 miinus TK jagada, või vastupidi, teeme eeldame, et ikkagi kehatemperatuur on kõrgem, võtame ta positiivsena, miinus T0 jagada T-ga, temperatuuri gradient. Ja kontsentratsiooni gradient on meil võrdne siis N keha pinnal miinus N0 õhus jagada ka selle paksusega T. Nüüd NK ja N0 me esimese hooga võib-olla ei tea, aga meil on olemas ideaalse gaasijuleku võrrand. Ja kirjutame selle nüüd niimoodi välja, et mida me tahaksime teada, kui palju massi aurustub keha pinnal. Nii et, aga kõigepealt ka võtame selle delta N-i, et N on meil võrdne P korda P on võrdne moolide arv nü korda R korda T, aga N on meil kontsentratsioon, nii et kui me V-ga läbi jagame, siis me saame N-i. P on võrdne NRT. Ja seega me saame, et N on võrdne P jagada RT-ga. Ja nii et me saame siin delta N on võrdne P
teeme niimoodi, lihtsuse mõttes me oletame, et loeme ignoreerimise temperatuuri muutust, absoluutne temperatuuri suhteline muutus väga suur ei ole, eks ole. Kui meil räägime mingi 20-30 Celsiusel läheme, Kelvin on 300, see on mingi 10%, nii et ligikaudu me võime lugeda selle või loeme selle temperatuuri siin lihtsalt mingiks T0-iks, ta on ligikaudu P jagada RT0-iga põhiline, mille pärast see muutub, on just see B, aururõhk. Ja sellisel juhul meil see avaldis omada kuju B, see on siis atmosfääri, see küllastunud aururõhk, selle jätame viimaseks selle B, tegurit toome siia ette. Siin on 1 jagada RT0-iga, 1 jagada RT0 ja D ja korda PK miinus B0. Küllastunud miinus B0, aga PK on meil temperatuur, see on võrdne küllastunud keha temperatuurile. See pidi olema aururõhk keha pinnal, aga keha pinnal, vahetult keha pinna lähedal, meil on kehapind aurab ja seal on nahk on märg, selle tõttu küllastunud aururõhk on võrdne küllastunud aururõhuga, ehk vahetult keha pinna peal, nuhtsihvene niiskus on võrdne 100%. Väljas ta ei ole, aga keha pinnal on ta 100%. Sest et kehapind on tasakaalus selle auruga, mis on vahetult kehapinna juures. Nii et selle tõttu see NK on küllastunud aururõhk kehapinnal, kehapinna temperatuuril. Ja siis seal väljas on ta selline, nagu ta on, aga see on meil võrdne tegelikult, kui me tahame suhtelise õhuniiskuse abil panna, siis see on võrdne B suhteline niiskus korda küllastunud aurutemperatuur välisõhu temperatuuril. See on see, milline on aururõhk õhus, ehk küllastunud aururõhud, suhtelise õhuniiskuse definitsiooni kohaselt on see küllastunud õhu temperatuuril korda suhteline õhuniiskus. Ja seega meie jott on võrdne D jagada KT0 korda, mitte K, vaid R. Need kahekaated lähevad tähed segi. RT0 korda D ja PK kehatemperatuuril miinus B0 D0 korda R. Selline asi. Ja võimsus on see, kui nüüd selline osakeste vooga aurustub, siis nende mass ehk DM jagada DT-ga on võrdne kõigepealt osakeste arv ajaühikus, mis on J korda see aurustuva keha pindala S. Aga selle S-id võime tuua tegelikult vasakule poole pindalaühiku kohta. DM jagada T-ga, 1 jagada S korda DM jagada T-ga on lihtsalt nende arv selle pindalaühiku kohta ajaühikus. See on J, aga moolide arv, kas me peame korrutama moolide arvu, moolaarmassiga. Ja siit me saame, et see kaduma läinud soojus B, aga see peab tasakaalu korral olema täpselt sama, mis see siin on. See võimsus, mis meil siis aurustub, on võrdne J korda müü korda aurustumissoojus L. See on ühest küljest. Paneme siia selle J iga sisse. On võrdne D korda müü korda L jagada R korda T0 korda D. Ja siia tuleb siis sulgudesse tuleb PK DK juures miinus PK T0 juures. See on meil ühest küljest. Teisest küljest peab ta olema võrdne sellega siin.
ehk soojusjuhtivustegur korda T keha juures miinus õhutemperatuur T0. Ja kuidas see lahutus tehe, kas see ongi mõlemad rõhutab PK või üks peaks B0 olema? kus kohas? Siin. Ja see teine või see... Teine on PK T0 juures. R peab ka olema, jah. Seda mõtlesid veel? Üleval meil pärast seda seal kohe rida üleval, seal meil on B0. Ja meil B0 ja T0-ist nii-öelda sealt pealt. See peab olema PK. B0 on R korda PK ja siin on puudu R. Ja siis Vasak. Ja siis see valem üleval pool on seal viga siis või? Vasakul. Siin on B0. Vasakul. Siin on R olemas. Siin on PK ja siin on PK ja no ma ei tea. Tahate plusspunkti, kes saab pool plusspunkti. Jällegi. Nii, ja see siin kujutab ennast vist võrrandit selle TK jaoks, keha temperatuuri jaoks. Siin, eks ole, meil TK, see on T0. Ma teen natuke, kirjutan paremini, et see oleks aru saada, et T0. See on T0, see on õhuniiskus, need on teada. See siin ei ole teada. Kus põhimõtteliselt mäletate, tegelikult oleks saanud selle veel võib-olla natuke paremini kirja panna täpsemalt, siis ma tegin väikse lähenduse enne. Aga päris täpne oli, siis mäletate, kus ma tegin, ma lugesin T võrdseks T0-ga. Tegelikult oleks täpsem oleks olnud niimoodi. Kui ma oleks ikkagi seda temperatuuri siin ka alles hoidnud, siis oleks see T lihtsalt läinud siia alla. Siis ta oleks meil olnud niisugune võrrand, et T korda L jagada R ja D-ga on võrdne, aga siit on muide puudu üks asi, gradient, see jagada D-ga on puudu, aga D taandub välja, ta on siin ja siin. Nii et tuleb meil selline võrrand D müü L jagada R-iga ja selle D viime siia ja siia ja siin tuleb TK ja siin on T0. Sest et siin me saame niimoodi, et siia tuleb siia tuleb PK juures jagada TK-ga miinus R korda PK T0 juures jagada T0-ga on võrdne kappa korda TK miinus T0. Selline võrrand. Ja vaatame, mis siin siis on. Siin on meil teada asjad nagu T0-id, PK T0 juures R, need on kõik teada, ülejäänud on konstanti fusioonitegur, soojusjuhtivus kappa, R, arvustamissoojus L ja peale selle on meil siin tundmatuna TK. PK sõltus TK-st ja siin on ta lihtsalt meil lineaarne funktsioon TK-st. Nii et meil tuleks niisugune mingi graafik. Kui me teeksime siin nüüd, üritaksime teha vasak pool ja parem pool. See joon siin, siia teeme TK. Vasak joon tuleb meil mingi selline, see on kappa korda TK miinus T0. Ja see vasakpool tuleb siis meil selline, et ta hakkab eksponentsiaalne, tema on eksponentsiaalne meil. Midagi äkki sellist. Ehk kui temperatuur TK läheb, vastupidi, kui TK läheb T0-iks, siis see läheb nulli, ma tegin valet pidi ta praegu.
kui DK läheb D0-iks, siis vasakpool läheb 0, et ta läheb kuidagi, siin tuleb kuidagi niimoodi vasakpool. Ja see on see DK, mis meil kujuneb. Et põhimõtteliselt see võrrand on meil võrrand, kus saab määrata selle keha temperatuuri. Ja miks ta niimoodi toimub, on sellepärast, et mõlemal pool on meil selle difusiooniprotsess. Ehk sama soojusvoog on gradient T-st ja siis niiskusvoog on gradient auru tihedusest. Ja gradiendis, me ei tea, milline on keha pinnal see laminaarse õhukihi paksus, aga sellest see asi ei sõltugi, see taandub välja. Et sellepärast te võite julgelt peale puhuda märjale temperatuurmeetrile. Te muudate selle peale puhudes, teete selle turbulentse laminaarse õhukihi õhemaks. Teate, et kui palavaga jahutate peale, tuul puhub, on jahedam. Sellepärast, et see laminaarne kiht läheb õhemaks, soojusvoog läheb väiksemaks. Soojusvoog läheb tugevamaks, eks ole, kui külm õhk jahutab paremini. Ja keha pinnalt aurab ka paremini. Nii et te küll teete selle tee väiksemaks, aga tee on täpselt samamoodi vasakul ja paremal pool, nii et see kihi paksus taandub välja, see ei sõltu, tulemus ei sõltu sellest, kas te puhute peale või on ta kuidagi niimoodi rahulikult ja vaikselt, kehapinna temperatuur jääb ikka samaks. Võrdseks selle märja termomeetri näiduga. Nii, kas on see enam-vähem arusaadav? Tõstke käsi, kui on. Võime vaadata, kas meil on kusagil neid märja termomeetri kalkulaatoreid. Need on, suur osa neist on kehvad, nad ei tööta tervest, kui nad näiteks meid huvitaks saunas. On nii? Tõsi käsi, kes käib saunas? Aeg-ajalt. Ja kes ei käi saunas, tõstke käsi? Ja suurem osa käib. Nii et sellepärast on kasulik teadmist saunast, aga ka nii. Vaatame. Ja üsnaga, kuhu ma jutt jäi see, et need termomeetri kalkulaatorid on sellised suur osa, mis sauna temperatuuril ei näita õiget väärtust. Seal tuleb vaadata osa, mõned näitavad, aga suurem osa tegelikult neist ei näita. Milline neist on siin? No paneme mingid sauna temperatuurid sisse. Kohe saame, kas saame enam-vähem usutavad väärtused või ei. Ja ma ei tea, kas natuke suuremaks on teha. Nii, selgustest paneme. No palju neil on saunas? 100 kraadi on ära, 110. Palju? Karl, kui palju on saunas temperatuur? 90. 80. 105. 115, Daniel, 115 või? 105. 105, palju 105. Nii. Suhteline õhuniiskus, no alustame mingist mõõdukas, mingi 5 näiteks. Ja vaatame. No paneme siia normaalse õhurõhu ja arvame. No kas see võib olla? Ma kardan, et see ei ole õige. Sellega see ei ole kasutus. Ta ütles, et palju võiks olla see 81 kraadi, aga see ei ole tõsi. Sellega te jooksite kohe saunast välja. Aga see on vale. Mingi valitsuse, Ameerika valitsuse oma on vale. Ma vaatame, mis see annab. No, see on muidugi vale, ma arvan, aga 105. No see ütleb kohe, et ta ei saa käesta. Ei oska sellega arvutada. Tahab nüüd vastupidi, tahab.
imperiaalne. Reaktiivne niiskus on siis kui termomeeter 105. See on natukene osutavam, aga tegelikult ikkagi võiks tulla. Okei. Ja ma arvan, et see on enam-vähem toimib. Ma tean suuremas ka, et te näete, et see võib enam-vähem õige olla. Et kui ma võtta näiteks kuiva termomeetri näit 105 kraadi, suhteline õhuniiskus 2%, siis sellisel juhul märja termomeetri näit on 37,5. No 37,5 on natukene palju, aga ta ei ole niisugune, millega te kohe esimese hetkega otsad seal annaksite. Et 37 on selline palaviku temperatuur, eks ole. Tegelikult ma arvan, et keha kannatab ka rohkem, kui paneme 5, mis ta meil 5 oli? 44, ma arvan, et tegelikult keha kannatab 44 ka välja. 44 kraadi panete sõrme kuuma vette, talub ära, eks ole. Kui ta väga pikalt seal ei ole, siis on enam-vähem OK. Aga kui me paneme seal juba, vaatame seda niiskust, viskame leili, vaatame, mis juhtub. Leili, nüüd läheb 49,5, nüüd läheb juba natuke valusaks, eks ole, varsti tuleb saunast välja joosta. Kui me veel natuke juurde paneme, ma arvan, siis tuleb juba joosta, kui me 15% peale paneme. Ja nüüd tuleb välja joosta. Aga kui saun oleks jahedam, 90. No 90-ga juba 15% visata. Aga nüüd on küsimus, mis te arvate, kui palju seal tegelikult seda niiskust siis on saunas? Kus me selle teada saaksime, kui palju sealt saunas võiks olla niiskust? Nagu kookusvett või? Ja siis, kui te ei viska leili. Aga kui Daniel on saunas, on 105, 115, nagu ta siin korra mainis, siis sellisel juhul tõenäoliselt eriti leili ei viska, ma pakun. On nii või? Või viskad selle juures ka leili? Selle juures ta ei viska. Aga kui Karl on saunas ja 90, siis ta viskab leili ka üsna palju. Et selles on see vahe, ma arvan. Aga me tahaksime teada, kui me leili ei viska, kui palju on niiskust saunas. Kuidas me seda teada saame? Kes pakub veel? Plusspunkte me sellest saada, kui te ütlete, kuidas me arvutame välja. Palju on saunas, kui Taanil on 115 kraadi. No, okei, 105 kraadi, kui palju siis on seal seda niiskust? 1%. Näiteks täna. Oletame, et päev saab läbi, loengu lõpetame ka natuke ära, lähete koju, võib-olla lähete täna õhtul sauna. Kes läheb täna õhtul sauna? Keegi ei lähe. Homme siis ikka. Kes läheb homme sauna? Täna ja homme keegi kavatse minna. Ongi nii või? Okei, oletame, et lähete. Oletame, et lähete, kui palju siis võiks olla niiskus saunas, kui te kütate 5 kraadi peale? Artur, kui palju on? Kuidas me arutame selle? Või ei olegi võimalik seda teha. Te võtate, teil on selline termomeeter saunas, mis näitab niiskust ja temperatuuri mõlemat, eks ole, on nii. Ja siis ta on seal hämarist, vaata, kas see on 2% või on 3%, siis ei saagi aru sellest. Täpsus on +–5%. Kus te saate ikka teada, kui palju see tegelikult on niiskust? Vaadake, kui me muudame ta 2-5-le, vaatame, paneme selle 105 või kohe sisse. Paneme 110. 110 ja paneme õhuniiskus 5%. Ja arvutame
ja meil on 47 kraadi ja paneme ta 2% ja arvutame ja meil on 39, 8 kraadi vahet, aga see 8 kraadi on päris oluline, sest see on juba teil temperatuurid selles vahemikus. Vaadake, kas on 50 või 60 kraadi vesi, see on ju väga suur vahe, 60, 70, eks ole, seda ei saa see juba kõrvetab suud palju. Et selles vahemikus, mis läheb, sisuliselt te peate mõõtma, kui palju ta ületab kehatemperatuuri. Ja 39 ületab kehatemperatuuri 3 kraadi, kui õhuniiskus on 2%. Ja kui õhuniiskus on 5%, siis ta ületab juba 10 kraadi. Mis enne oli 3? Palju ma enne ütlesin? 3 kraadi. Aga uuesti juba läks meelest ära. See on praegu meil 11 kraadi ületab ja kui meil oli 2%, siis meil oli 3 kraadi. Ja? Nii et mingi 4, tegelikult nagu see tunne, kui palju kuumutab, on siis mingi 3-4 korda tugev. Piisab ainult sellest, kui õhuniiskus läheb 2%-lt 5% peale. Et subjektiivne muutus selle juures on väga suur, kuigi ainult 3%. Ja see õhuniiskuse näitaja, mis teil seal saunas on, see on nagu öeldud pluss-miinus 5%. Et sellest ei ole seal väga palju kasu. Ja kas me ei saagi teada, kui palju saunas on õhuniiskust? Ei saa. Tõse käsi, kes arvab, et me ei saagi teada? A plusspunktid. Kuidas me saame teada, kui palju on saunas õhuniiskust? Meil on 110 kraadi ja tahame teada, kas seal on 2-5% täna. Täna lähme teeme sauna ja mis määrab üldse saunas õhuniiskuse? Kui te leili ei viska. Ümbritseva keskkonna temperatuur, see olukord. Ja nii, et kui väljas on milline ilm, kui on kuiv ja külm, siis on õhus vähe niiskust. See õhk tuleb sauna ja ega seal niiskust juurde ei tule selle käigus nii palju, kui seal on, nii palju on. Ja vastupidi, kui on soe ja niiske, siis on seal palju ja siis on saunas ka palju, eks ole. No ma ei tea, Karl, et see ei tea, pool punkti headaklikult võib talle anda. Ta ise küll arvab, et ta ei ole väärt seda. No tagasihoidlikkus on voorus. Nii, aga võtame teise, meil on ilmajaad kodus. Mille pärast ma selle võtan, on see, et seal on ka kaks graafikut. Üks on kastepunkt ja teine on temperatuur. Nii et siin on viimase aja temperatuuri käik. Temperatuur päeval läheb üles, kastepunkt läheb vähem üles, sest et õhuniiskust juurde ei tule. Öösel on kaste, see algusest ta aurab, temperatuur tõuseb, see aurab ära, kui kastepunkt ühtib temperatuuriga, on 100% niiskust. Nii et öösel on 100% niiskust, päeval õhk soojeneb, niiskust juurde ei tule oluliselt, ta jääb sinna pidama. See kastepunkt. Kui kastepunkt on konstantne, see õhuniiskus eriti ei muutu. Ja no mis ta on siin kuskil, kastepunkt on umbes 4 kraadi juures, eks ole. Praegu. Ja võtame siit, meil peaks olema selline õhuniiskus, et kastepunkt oleks 4 kraadi Celsiust. On nii? Aga praegu on 23 kraadi Celsiust.
et tegelikult 2 oli ka palju. Nüüd sai natukene palju 0,6 umbes. 0,55. 0,55 ja 0,6%. Ja nüüd on 110 kraadi juures on märja termomeetri näitaja 34. Ja see juba üldse ei ole nii hull. 110, Daniel võib küll 115 võib-olla. Aga muidu, kui ma 115, ma pean seda niisust ka vähendama, sest sellisel juhul need juba läks 0,6 kraad peale. Nii et praegu niimoodi, 0,5% niiskust ja 100 punkt on termomeeter 115, märg termomeeter 35. Täitsa normaalne, võib küll minna. Ainus probleem on see, et kui teil on mingid vistrad ja sellised, mis väga higistamist seenduvad, siis need võivad ära kõrvata, see on ainus vaht. Nina, kõrval. Võib-olla. Kui kõrvad väga higistada. Kui te kõrvalt te panete endale mütsi pähe. Nii, aga mis te arvate, mis juhtub temperatuuri, kui te leili viskate? Kes pakub? Õhuniiskus suureneb. Õhuniiskus suureneb, aga temperatuuriga mis juhtub? Mida? Langeb. Nii, aga täpsustaksid, kas see on alati langeb või? See veemahut. Veemahus sõltub. Veemahus sõltub, kui palju muutus on, aga kus suunas see muutus on, kas see sõltub veemahust? Mida? Jah, eks ju see veemahutavus on kõrgem kui õhuoma soojusmahtavus. Kas see soojusmahtavus on see, mis määrab, et kas temperatuur tõuseb või langeb? See ei ole. Mis juhtub, kui te viskate leili? Need kivid jahtuvad. Mida? Need kivid jahtuvad. Kivid jahtuvad, nii, kas selle pärast läheb soojemaks, et kivid jahtuvad? Kõige ülemaks, kas see määrab, et kivide jahtumine on see, mis määrab meil, mis saunas toimub? Vist peaks 100-ni. Mida? 100-ni tõusma. Maksimaalselt 100-ni saab siis tõusta. Nii, ütlen selgelt. Kui see vesi keeb, siis ta see soojusmahtavus saab täis. Teeme lühemalt. Küsimus on see, et kas saunas temperatuur tõuseb või langeb, kui sa leili viskad. Ja nüüd ütlen selge vastus. Tõuseb alati. Kui ta on alla 100 kraadi. Kui ta on alla 100 kraadi. Kui ta on üle 100 kraadi, siis ta langeb. Just. Sellepärast, et sauna tuleb see au 100 kraadi juures. Kivid, ta keeb 100 kraadi juures. Ja ma käisin talle tagasi jääma. Et me saame kohe läbi ka praegu. Nii et sauna tuleb 100 kraadi juures aur ja nüüd, kui saunas oli 90 kraadi, siis tõstab temperatuuri. Kui saunas oli 110 kraadi, siis see langeb. See koneb aur 100 kraadi juures. Sest aur kivide peal ta ei saa üle 100 kraadi minna, sest atmosfääri rõhul 100 kraadi on see, kus ta on maksimaalselt. Nii saab plusspunktiga. Ja teeme selle 5 minutise vaheaja. Mõni autojuht on ikka täiesti autojuht. Ja ta ei sõitnud sinna lihtsalt niisama, ta jukendas veel seal. Ja see oli mingi blunt pilt, kes läks okei.
Selles veebest. Vahtadistega ei ole teada. On õige, see ma arvan, millega saab. Ahah. Näeb. Ja kolme ja kolme poolega võiks saada. Läks sokki. Lõppi. Ja. Aga kui palju neid oli? Ma arvan, et see on enam-vähem, seal on tehnika mõjutab. Ma arvan 0,5 on natuke vähe, aga kui sa teed jälgi mitte kõige väiksemaid struktuure, vaid natuke suuremaid, siis võtab ära ja see võib kergelt seda 5 peale. Ma selle nädal ei ole siis. Hea saada. Kas te siis Sorry. Ma olen siin ise varast. Siin palju, aga Millele on seda? ma ei veel parem. Viienda nädala ära That's a fantastic question, my friend. Ma lähen suhteliselt aegsasti ära, nii kui laen läbi läheb. Ei ole jah. Praegu on aeg, sellepärast ma kohe mõtlen, et ma olen just jah. Üldiselt küsib nagu mingid siuksed. Aga piinlik oleks näkku lähitsema ja ekskurrima, mida ta saab. Siis ma nagu vaatan, oota. Veebis on väga rahulik. Siis näkku ei, mulle see näitis oli. Fantastiliselt lihtne. Mul ei ole vastuseid. Me ei ole kõvasti 5 minutit enne lõppu, sest et kõik esitatud. 20 minutit on kõik esitatud. Seega kõik esitatud. Siis ma olin livi lõpus. See ongi see, et nagu kui on sama nädal, siis saad esimene juba ette ostavad asjad nagu ära. Ja nüüd asjad, kui sa kõige lõpus, kus sa näiteks juba 11 kohta. 11. See oli siis viisab seda kommentada. Järgmine asja. Ei mõelda seda mõttes nagu esitati kirjast küll niimoodi pausi vahepeal kuskil midagi teinud, vedas. Ei no suht palju esitasid ka keegi esitasid 7. Pool 8. Jaa, sellest. Siis teeks Rõdu peal. ja siis tuli teemine Ei saanud üldse. Sa valis. Teine on see.
võtame mingi andmestiku internetist. Läksime kohvris kleepid seda ja siis oli seda raha, siis seda kohta saab just. Siis pole lihtsalt me jaoks. Ja ise palju rohkem. Ma ei tea. Kas see